tere taas, tere tulemast vaatama järgmist videot. Selles videos ma teen siis väikse ülevaate meie koerast Roosist, et Roosi saab homme juba 8-kuuseks. Meiega on ta elanud sellest 6 kuud, et võtsime ta siis 2-kuusena ja teengi siis väikse ülevaate tema elust siiamaani, et siis kunagi oleks hea vaadata. Võtmisega oli nii, et mina olin siin Sakus, Eliise oli Võrus ja Eliise kogu aeg rääkis, et ta tahab koera ja saatis mulle erinevaid pilte ja uuris kogu aeg koerte kohta ja nii edasi. Mina iseenesest, ma ei mõelnud selle peale, et me nagu nüüd võikski koera võtta. Aga üks päev ta siis kirjutas, et saatis mulle ühe selle okidoki pildi siis, kus olid kolm koera või väikest kutsikat ja ütles, et nad lähevad homme järgi neile. Siis ma olin mingi oota, mis asja. Selistasin talle, siis veits rääkisime jutt, arutasime kõik plussid-miinused läbi ja siis otsustasime, et okei, et minge tooge see koer ära siis. Ja järgmine päev nad läksid siis, ema isaga läksid Valka, et koer oli siis pärit Lätist. Omanik tõi siis ta sinna piiri peale. Alguses oli ta ikka väga väike võrreldes praegusega. See oli esimene õht, oli ta siis Võrus, seal oli ta nutnud täiega. Eks tal oli ka raske, et uus koht, uued inimesed, siis juba järgmisel päeval ta tuli siia Sakku. Aga siin ta ka väga näiteks öösel magada ei tahtnud, et nuttis ka täiega. Ja siis tõssimegi selle oma marratsi, tõstsime siia elutuppa ja magasime mingi 3-4 päeva vist magasime koos temaga siin. Ja siis ta lõpuks kasvas natuke suuremaks, et enam ei nutnud nii palju. Ja muide, Roosil on Instagram ka, nii et võite panna follow. Tal on mingi 400 jälgijat ja mingi äkki 90 pilti. Et ta on päris kõva vend seal Instagramis. Ja ta Instagram on Roosigram. Roosi on siis segatõuge. Ema on Jack Russell ja isa on Toy Terrier. Et kõrvad on ta kindlasti isa omad ja keha on siis pigem ema. Päris äge kehakuju. Täpselt nüke idekas, ta ei ole väga suur ja ta ei ole väga väike ja ta on nüke mõnus, energiline väike sõbrake. Kui me Roosi võtsime, kaalus ta 1,8 kilo. Praegu ta kaalub mingi 7,4 kilo. Mis ennast arvan, et ta väga suuremaks ilmselt ei kasva, et ta võib-olla võtab kaalust juurde veis nagu lihastega. Et ta on tegelikult ikka päris põkk juba nüke. Väike põkk loomake. Esimesel kuul siis oli suvi ka muidugi, kui me ta võtsime. Siis me trippisime hästi palju, et käisime Võrus, Haapsalus, Narvas, Pärnus käisime. Õnneks tal autosõitude ajal ta ainult magas, et selles mõttes sellega on probleemi. Kodus õnneks meil siin on suht suur aed, et ta saab vabalt teosta, aga talle ikka meeldis neid ema lillepeenreid kaevata ja kartuleid meeldis talle võtta. Aga põhiline oli see, et kaevas neid lillepeenreid. Ja siis kui sa keelasid teda, siis ta sai vihaseks ja hakkas täiega ringi jooksma. Et ma ei tea, mis värk tal sellega oli. Roosi, mis sul juhtus? Ja närida talle ka meeldis. Et talle meeldib siiamaani närida, et ta kogu aeg hammustab. Õues käima siis nende kalossidega ja neid talle hullult meeldib närida. Välja lähed, siis ta kohe hüppab sulle sinna kalossi külge ja ei lase lahti. Ja hammustada talle hullult meeldib. Siis kui ta õues hulluks läks, siis me panime ta suvekööki kinni, et seal ta siis rahunes maha veits. Ja kui toas panime ta vetsu kinni. Meil siin kodus on Felix. Felix ja Roosi ei saa väga hästi läbi. Et nüüd ta vist vaikselt juba hakkab harjuma, et algus oli küll nii, et Roosi talle lähedale läks, siis ta hakkas kohe selg läks turri ja hakkas, mis need kassid teevad, kihisema. Aga ja Roosi ikka tahab taga mängida kogu aeg, et jookseb ta taga ja siis liputab saba ja proovib teda nuusutada või tahab ikka mängida selles mõttes. Tavaliselt siis, kui me kuskile ära lähme ja koju tuleme, siis meil siin on üks väike aed on ees, et ta ei saaks koridori minna. Ja siis, kui me tuleme, siis ta on üliõnnelik ja siis ta nagu naeratab niimoodi hammastega hästi, see on hästi naljakas ja siis teeb niimoodi ninaga niimoodi. Mingi siuke värk on tal ka, et tal on vaja kõik asjad on voodi alla vaja viia. Põhimõtteliselt kui ükskõik mis asja sa kuskile laiali jätad, olgu see näiteks pastakad või kalossid ta tavaliselt viib ära kõik, jalanõud viib ta kõik voodi alla. Ükskõik mida, põhimõtteliselt selle ta viib sinna voodi alla ja siis ta närib ära selle. Ja ühed lemmikud asjad on tal need Eliise mingi punased Mikki hiire või mingi minisussid, mida ta
ka, kui vähegi võimalus on, siis ta viib need sinna voodi alla. Mänguasjad on ta kõik ära närinud, et lemmikmänguasi on tal notsu, sellega talle hullult meeldib mängida. Tavaliselt toob selle sulle näkku selle ja siis umbes mängi minuga. Roosi magab ka hästi naljakalt, ta võib ikka igal pool magada. See oli päris naljakas, kui me käisime kuskil matkarajal, siis ta väsis nii ära, et siis ta jäi Elises üle, sai niimoodi magama, et pea oli tal käe peal siis. Aga tal ikka need magamisasendid on päris naljakad. Ja siis ta väsib hullult ära, kui on vaja õue siis jalutama minna. Kui ta näeb rihmasid, siis kõigepealt ta jookseb ära kuskile voodi alla või kuskile, et ta jumala eest õue peaks minema. Ja siis, kui talle need rihmad lõpuks peale paned või selga paned, siis ta väsib täiesti ära. Ta hakkab näitlema, et ta on nii väsinud, et ta ei saa õue minna. Ja kui õue läheb, siis on kõik korras, et siis ta võib jalutada küll. Üldse ta on hästi energiline, ta hullult meeldib mängida, ta hüppab ülikõrgele. Nüüd viimasel ajal on meil siuke mäng, peitusmäng siis, et viskame talle palli, siis ta läheb pallile, hakkab järgi jooksma ja siis me ruttu peidame ära. Ja siis ta peab meid üles leidma. Et sellest on juba päris hea, et ta leiab päris kiiresti üles meid. Roosi saame me tuppa niimoodi, et talle meeldib hullult õues olla. Alguses kutsusime mingi maiusega, et tule tuppa umbes, tule vaata, mis mul on. See oli põhilause. Või on siiamaani, et oi, Roosi, tule vaata, mis mul on. Siis mingi ette ei tulnud maiuse peale ja siis me hakkasime talle juustu andma. Ma ei tea, kus see tuli, aga juust talle ka hullult maitseb, et põhimõtteliselt näitad aknast talle juustupakki ja ütled, et tule võtta juustu. Siis ta jookseb ruttu tuppa. Detsembri alguses Elise tegi talle advendikalendri. Pani erinevad need koera maiused, pani siis paberi sisse ja siis panime need vineeri külge 2,5 teibiga ja siis iga päev Roosi sai võtta sealt erinevaid maiuseid. Alguses ta küll tahtis neid kõiki sealt võtta, aga lõpus ta sai päris hästi aru, et kui näpuga näitad, et okei, täna on number 13, siis ta võttis selle number 13. Ja üldse talle meeldib pakke hullult avada. Mingi pakk tuleb, siis tema on see, kes kohe need tahab lahti teha. Ta on juba päris hea selles pakkide avamises. Saage tuttavaks siis meie koeraga. Et praegu ta on natuke hullukene, tuli just õuest, tal on energiat, palju energiat. Siis kui lund hakkas sadama, Roosi võta veits vaiksemalt. Esimest korda, kui lumi maha tuli, siis Roosi mõtles, et ta sööb kõik lume ära. Jooksis sõue ja hakkas seda lund täiega sööma. Roosile see lumi ikka meeldib täiega. Jää meeldib talle ka. Käisime basseinis jää peal, siis alguses oli ta veits kartis, aga siis tahtis kõike seda jääd ka ära süüa. Siin ongi me hullukene. Selline on Roosi, kui ta on hull ja nüüd läks tal kõrv kätki. Roosil on parim sõbranna on Roona ja Roonaga talle meeldib hullult mängida. Esimene kord me veits kartsime küll, et äkki, kuna Roona on ikkagi suht suur, et äkki ta sööb ära Roosi. Aga ei, nad said ikka kohe alguses said mega hästi läbi. Et ma ei tea, kaua nad mängis mingi pool tundi järjest lihtsalt panid täiega hullu, närisid üksteist. Aga jah, Roona on tal kindlalt parim sõps praegu. Kui me oleme Roosiga jalutamas käinud, siis ma olen mitu korda Eliisele öelnud, et Roosil on päris head kannikad, et tal on siuksed mõnusad lihastes kannikad. Siis ütlesin ka talle, et peaks ta tagumikust tegema aegluubis video, et seda oleks päris hea vaadata. Väga mingid erilisi trikke Roosil õpetanud pole, et põhitrikid oleme, et Roosi oskab istuda, lamada, käppa anda ja siis kui annad talle maiuse ja viskab maha näiteks, ütled jäta, siis ta ei söö ka seda ära. Kohe. Ta sitsib tegelikult ka päris hästi. See on päris naljakas, ta päris pikalt võib niimoodi ühe koha peal seista. Ja musi tegemine on ka üks esimesi trikke, mis Roosi ära õppis. Selline on siis kokkuvõtte Roosi elus siiamaani. Kui video meeldis, pange like, thumbs up. Kui me oleme jalutamas Roosiga käinud, siis ma olen mitu korda Eliisele öelnud, et Eliisel on et Roosil on